Kes ei oleks kuulnud kurikuulsat väljendit MRP ehk Molotovi-Ribbentropi pakt? Kui pakti üks allkirjastaja Vjatšeslav Molotov on ajaloos küllaltki tuntud isik ja temast oleme varem ka rääkinud, siis pakti teine allkirjastaja Joachim von Ribbentrop on ajaloos palju salapärasem isik. Molotovi-Ribbentropi pakti salaprotokollide avalikustamine on lähedalt seotud ka Eesti taasiseseisvumise algusega. Kes ta siis oli? Hitleri salapärane välisminister Joachim von Ribbentrop. Vaatame siis Molotovi-Ribbentropi pakti salaprotokolle. Siin on näha salaprotokollide saksakeelne originaal ning siin venekeelse originaali lõpposa. Molotovi-Ribbentropi pakti salaprotokolliga jagasid Nõukogude Liit ja Saksamaa omavahel ära pool Euroopat. Kas teate, et Ribbentropi lend Moskvasse 23. augustil 1939, et alla kirjutada Molotovi-Ribbentropi pakt, oleks lõppenud peaaegu sellega, et Ribbentropi lennuk oleks lihtsalt Nõukogude poolt alla tulistatud. Ehk siis Ribbentropi lend Moskvasse oli lausa äärmiselt seikluslik. Ta startis Berliinis 22. augustil, et veeta öö Königsbergis ning sealt siis minna Moskvasse 23. augusti hommikul. Ja Königsbergist siis 23. august 1939 2 Kondor-lennukit lahkusidki Moskva suunas, ühe pardal oli Joachim von Ribbentrop, Saksamaa välisminister. Toimus siis Nõukogude piiril selline intsident, et üks noorem ohvitser tuli hobuse seljast ja karjus, et just oli tulnud telefonogramm, milles kästi kõik üle lendavad fašistide lennukid alla tulistada. Lennukeid hakatigi tulistama ning järsku jooksis kohale staabist keegi ja karjus: lõpetage tulistamine. Enne tulistamise peatumise käsku oli siis Ribbentropi lennuki pihta tulistatud lausa 13 mürsku. Kuna taevas Velike Luki kohal oli uduvihmane, nähtavus oli vilets ja sihtimiseks oli vähe aega, siis läksid kõik lasud Ribbentropi lennukist mööda. Nii et Ribbentrop pääses siis elu ja tervise juures Moskvasse. Siin pildil on näha siis Kreml 23. august 1939 Molotovi-Ribbentropi pakti allakirjutamise tseremoonia. Pildil on näha Jossif Stalin ja Joachim von Ribbentrop. Kuidas arenesid Kremlis sündmused pärast seda, kui Molotovi-Ribbentropi pakt oli alla kirjutatud? Toimus siis Kremlis pidulik bankett ja elav vestlus, mis kestis lausa hommikul kella 5 välja. Stalin tõstis klaasi Hitleri auks ja ütles nõndamoodi: ma tean, kuidas saksa rahvas armastab oma Führerit, nii et ma tahan tema terviseks juua. Molotov lisas toosti Ribbentropi terviseks. Ribbentrop tundis ennast Molotovi ja Stalini seltsis otse kui vanade parteikaaslaste keskel. Ja selle kohta ütles Natsi-Saksamaa üks peamisi ideolooge Alfred Rosenberg, et see on küllap häbematuim solvang, mida saab öelda natsionaalsotsialismi aadressil. 24. august 1939 lendas välisminister Ribbentrop Moskvast tagasi Berliini, kus ta kohtus Adolf Hitleriga. Hitler istus oma tohutu suures kabinetis riigipäeva hoones ja kuulas siis veel peopohmeluses olnud Ribbentropilt aruannet lepingu sõlmimise kohta ja muide Hitler nimetas seal Stalinit siis räpaseks Aasia väljapressijaks. Suure ehmatusega võisime detsembris 2002 ajakirjandusest lugeda, et Leedu metsades lasti maha Ribbentrop ja Molotov. Kuidas see on siis võimalik, arvestades seda, et Ribbentrop poodi 1946. aastal ja Molotov suri loomulikku surma temast 40 aastat hiljem. Asi oli selles, et detsembris 2002 küttis Leedu metsades metssigu USA presidendi omaaegne julgeolekunõunik Zbigniew Brzezinski, kes pani kahele lastud metsseale nimeks Molotov ja Ribbentrop, sest ta pidas neid 20. sajandi kõige jubedamateks kurjategijateks. Välisminister Joachim von Ribbentropi ametlik nimi ehk siis täisnimi oli sündides Ulrich Friedrich Wilhelm ehk Willi Joachim Ribbentrop. Kas panete tähele, et tema ametlikus täisnimes ei olnud Vonni ehk siis aaditiitlit? Kuidas tema siis selle sai? Asi oli selles, et 1925. aasta maikuus lapsendas 32-aastase Ribbentropi ta lastetu tädi, kelle nimeks oli Gertruda ja andiski siis aaditiitli ka Joachimile. Ribbentrop kohustus selle eest oma tädi
viimase elupäevade lõpuni üleval pidama ning Gertrude isa Karl Barthold oli saanud aadlitiitli 1884. aastal Berliinis, seega Joachim von Ribbentrop ei olnud sündides sugugi von. Millise mulje jättis Adolf Hitler Ribbentropile nende esimesel kohtumisel? Ribbentrop on öelnud nõndamoodi: juba esimesel kohtumisel jättis Hitler mulle nii tugeva mulje, et ma olin veendunud, ainult tema suudab oma parteiga Saksamaa päästa kommunismi käest. Natsi-Saksamaa tähtis tegelane Hermann Göring on Joachim von Ribbentropi nimetanud mitu korda sellise nimetusega nagu Ribbentröpfchen. Tröpfchen tähendab saksa keeles siis ullikest või tobukest. Mõne sõnaga Ribbentropist kui poliitikust. Nii nagu Adolf Hitler kaldus ka Joachim von Ribbentrop sõna ohtratele monoloogidele ning 1930. aastate kohta võib öelda seda, et Ribbentropile heideti avalikult ette ülbitsemist ja oportunismi. Kutselised diplomaadid nägid Ribbentropis tõusikut ja Hitleri vaimuvaest kannupoissi. Joachim von Ribbentropi kui poliitiku kõrghetk oli kindlasti 1939. aasta augustikuus, mil ta sõlmis Molotovi-Ribbentropi pakti ja pärast 1939. aastat hakkas tema mõju kiiresti vähenema. Veel üks kord üritas Ribbentrop peatada ajaloo ratta pöörlemist. See toimus siis detsembris 1942 ning veel ka 1943 suvel. Siis oli Nõukogude Liit ilmutanud oma Stockholmi esinduse kaudu valmisolekut sõlmida Adolf Hitleriga separaatrahu. Stalin pakkus siis sellise diili, et taastame 1941. aasta piirid ja sõda Hitleriga on lõppenud. Ribbentrop soovitas selle diiliga nõustuda, sest ta nägi selles viimast reaalset võimalust Hitleri riigi päästmiseks kokkukukkumise eest, kuid Führer ei nõustunud. Benito Mussolini poeg Romano Mussolini ütles nõndamoodi, et Ribbentrop oli klassikaline diplomaat, samaaegselt oli ta täielikult Adolf Hitleri lummuses. Natsionaalsotsialistliku Saksamaa üks tähtis tegelane Albert Speer kirjutas oma päevikus nõndamoodi: Goebbels ja Bormann on ühel meelel, niipea kui jutt on Ribbentropist. Ribbentrop on ülbe, rumal, narr, kes tahab kõike ise teha. Teatavasti algas 22. juunil 1941 sõda Nõukogude Liidu ja Saksamaa vahel. Goebbels kirjutas oma päevikus 24. septembril 1941 nõndamoodi: Ribbentrop on ka Führeri usalduse kolossaalselt maha mänginud. Ta on käsitlenud rida küsimusi erakordselt oskamatult. Muide, Molotovi-Ribbentropi pakti salaprotokollide küsimust arutati korra isegi ka Nürnbergi protsessil. Toimus see 1. aprillil 1946. Rudolf Hessi kaitsja esitas küsimusi ja Ribbentrop andis siis tunnistusi. Ribbentrop rõhutas seda, et kui Euroopa jagamist saab lugeda agressiooniks, siis on ju mõlemad pooled ehk siis Saksamaa ja Nõukogude Liit võrdselt süüdi. Nõukogude poolne esindaja, süüdistaja Rudenko, lükkas kaitseargumendid resoluutselt tagasi ja Nürnbergi protsessil rohkem Molotovi-Ribbentropi pakti salaprotokolle ei arutatudki. Ja muide, Nürnbergi protsessi venekeelsetes materjalides ei leia salaprotokollide küsimuse ülestõstmise kohta mitte ühtegi rida. Joachim von Ribbentrop kohtus esimest korda Adolf Hitleriga 13. augustil 1932 Berchtesgadenis. Ta astus natsionaalsotsialistlikusse parteisse ja 1933. aastal ka SS-i. Viimast korda nägi Ribbentrop Hitlerit 22. aprillil 1945 Riigikantseleis. 1929. aastal oli maailma tabanud must reede ja 1931. ja 1932. aastal sai Ribbentropile selgeks, et Saksamaa langeb kommunismi küüsi ja ainus võimalus kommunismi peatamiseks on natsionaalsotsialism. Joachim von Ribbentrop on kõige rohkem ajaloos tuntud sellega, et ta oli veebruarist 1938 kuni 30. aprillini 1945 Saksamaa välisminister. Enne teda oli samal ametikohal olnud Konstantin Hermann von Neurath, kes oli välisministriks saanud juba enne seda, kui Adolf Hitler sai riigikantsleriks. Hitleri propagandapealik Goebbels kirjutas oma päevikus 1. veebruari 1938 ehk siis, kui Ribbentrop sai välisministriks nõndamoodi. Neurathi asemel Ribbentrop välisministriks. Mul on Neurathist kahju.
Ma pean Ribbentropi tühisuseks. Ütlesin seda avalikult ja keerutamata ka Füürerile. Füürer kuulas kõik vaikides ära. Ta tahab öösel kõike veel korra kaaluda ja siis täna või homme otsustada. Kuid Ribbentrop sai siiski välisministriks. Nooruses ilmutas Joachim von Ribbentrop erakordset annet keelte suhtes. Mängeldes õppis ta näiteks ära prantsuse ja inglise keele. Adolf Hitler muide ei vallanud kumbagi neist keeltest ja kasutas seetõttu Ribbentropi tihti ka tõlgina. Üllataval kombel tegi Joachim von Ribbentrop otse kui tagasituleku ajaloo areenile 2014. aastal, mil ukrainlased kiusasid Facebookis Saksamaa tolleaegset liidukantslerit nimega Angela Merkel. Asi oli selles, et Merkel oli käinud kohtumas Venemaa juhi Vladimir Putiniga, kus arutati olukorda Ida-Ukrainas ja paljud ukrainlased ehk siis lausa 10 000 ukrainlased ilmusid siis Merkeli Facebooki kontole ja kommenteerisid seal seda kohtumist sellise väljendiga Danke, Frau Ribbentrop. Joachim von Ribbentrop on ajalukku läinud ka sellega, et ta oli esimene süüdi mõistetud Natsi-Saksamaa tipptegija, kes 16. oktoobril 1946 Nürnbergis poodi. Tegelikult pidi esimene poodav olema hoopis Hermann Göring, ent Göring mängis hukkajatele korraliku ninanipsu. Ta võttis 2 tundi enne poomist tsüaniidikapsli ja suri. 4. mail 1945 okupeerisid Saksamaa suurlinna Hamburgi inglased ning Ribbentrop oli Hamburgis rentinud endale korteri. Britid tabasid endise välisministri 14. mail 1945. Kui Ribbentrop oli võetud vahi alla ja toimus Nürnbergi protsess, siis vanglas viibides kirjutas Ribbentrop oma mälestuste raamatu, mille pealkirjaks sai Zwischen London und Moskau ja see ilmus 1953. aastal. Joachim von Ribbentrop rääkis Nürnbergi protsessil nõndamoodi. 1945. aasta jaanuarikuus võtsin ette oma viimase rünnaku. Ma ütlesin Füürerile, et olen nõus koos perekonnaga lendama Moskvasse, et veenda Jossif Stalinit juba ette meie kavatsuste aususes ja tõsiduses ning anda ennast ja oma perekonda nii-öelda pantvangi. Hitler ütles seepeale mulle ainult nõndamoodi. Ribbentrop, ärge tehke mulle samasuguseid asju, nagu tegi Rudolf Hess. Kas siis, kui Ribbentrop oli inglaste poolt kinni võetud ja algas Nürnbergi protsess, kas Ribbentrop plaanis ka suitsiidi? On öeldud seda, et kohtupidamise alguses oli Ribbentropi käest ära võetud mõned tabletid. Need tabletid olid mähitud paberisse. On arvatud, et need võisid olla ka mingisugused vanad rahustid, mille oli välja kirjutanud Hitleri arst doktor Morell. Neid tablette kunagi ei analüüsitud, seega me ei teagi, millega oli tegemist. Joachim von Ribbentropi päritolust. Ta sündis 30. aprillil 1893 Reini-äärses Weseli linnas Saksamaal. Muide, temaga ühel aastal sündisid ka Natsi-Saksamaa teised tipp-poliitikud Hermann Göring ja Alfred Rosenberg ning ka Hiina kommunistide juht Mao Zedong. Joachim von Ribbentrop sündis Saksa suurtükiväe majori perekonnas ja tema ema oli pärit Saksimaa mõisniku perekonnast. Vaatame ka kaardil, kus Joachim von Ribbentrop siis sündis. Wesel paikneb Saksamaa selles osas. Välisminister Ribbentrop kannatas kogu oma elu jooksul sellist haigust, mille nimeks on ptoos. See on siis rippuv või lontis silmalaug. See on siis selline asi, et inimese silmalaug vajub alla ja inimene pole võimeline laugu enam tõstma ega üldse üleval hoidma ja ühesõnaga siis silm muutub laisaks. See oli Ribbentropi saatnud siis kogu tema täiskasvanu elu jooksul. 1930. aastatel enne seda, kui Ribbentrop sai välisministriks, tegutses ta Saksamaa suursaadikuna Suurbritannias. 26. juulil 1936 oli Hitler nimetanud ta siis suursaadikuks Londonisse ja 5. veebruaril 1937 läks Ribbentrop kuningas George VI juurde, et üle anda oma volikirjad. Ja seal juhtus selline asi, et Ribbentrop tervitas kuningat Hitleri saluudiga või Hitleri tervitusega. Britid olid loomulikult ehmunud ja lausa raevunud. Ribbentrop lähenes kuningale, lõi kannad kokku, tõstis tervituseks käe ja hüüdis Heil Hitler!
tuntud saksa kirjanik Karl May on ilmselt esimene lüli Adolf Hitleri ja Joachim von Rippendropi vahel. Nimelt nooruses Rippentrop ja Hitler mõlemad austasid väga Karl Mayd ja lugesid palju tema loomingut. Muide, Joachim von Rippentropi suur huvi välispoliitiliste küsimuste vastu sai alguse aastal 1909. Nimelt külastas siis Inglise kuningas Edward VII Saksamaad ja kohtus Saksa keiser Wilhelm teisega ja see sündmus, kohtumine jättis Rippentropile väga sügava mulje. Paar sõna ka Joachim von Rippentropi perekonna elust. Rippentropil oli 5 last ja räägiti, et tema abikaasa Anna Elisabethi jalas oli peres olnud püksid ehk võim oli olnud Anna Elisabethi käes. Üks Rippentropi lastest, Rudolf, elas lausa 98 aasta vanuseks ja ta suri alles aastal 2019. Ka Rudolf oli teises maailmasõjas osalenud. Ta oli teeninud nii läänerindel kui ka võidelnud idarindel, saanud sõjas lausa 5 korda haavata ja Rudolfit oli ka rikkalikult autasustatud. Tulevane välisminister Rippentrop oli oma nooruses vägagi maailma näinud poiss. 1909–1910 elas ta näiteks Londonis ning 1910. aastal siirdus ta oma 2 aastat vanema venna Lothariga Põhja-Ameerikasse. Nad elasid seal nii Kanadas kui ka Ameerika Ühendriikides. Ja millega siis tulevane välisminister Põhja-Ameerikas leiba teenis? Näiteks oli ta mitme ajalehe juures ajalehe reporter, samuti töötas ta pangas, oli seotud ühe silla rekonstrueerimistöödega ning lõpuks töötas Ottavas, Kanadas ühes veini impordifirmas ja raha, et kinnitada kanda veiniäris, oli ta saanud päranduseks oma emalt. Kanadas Montrealis elades sai Joachim von Rippentrop mürgituse ja tal opereeriti välja üks neer ja sellest alates oli tal tervis tihti põdur. On arvatud seda, et Joachim von Rippentrop põdes ka tegelikult tuberkuloosi, nii nagu tema ema. Rippentropi ema suri siis tuberkuloosi ja on arvatud, et see neeru eemaldamine oli ette võetud selleks, et hoida ära tõve levik. Välisminister Rippentropi ema suri 33 aasta vanuses 28. veebruaril 1902 ehk siis, kui Joachim oli veel 8-aastane. Ema suri siis kopsutuberkuloosi ja ema oli viimastel aastatel täiesti voodihaige. Lapsed nägid ema väga harva, tuberkuloos on ju teadupärast nakkav ja ema tahtis oma lapsi sellest tõvest päästa, kuid vaatamata sellele suri välisminister Rippentropi vend Lothar siiski varajases nooruses samuti kopsutuberkuloosi tõttu. 13-aastane Rippentrop mängis mitmetel kontserditel viiulit ja ta isegi unistas sellest, et kunagi ühel heal päeval hakata professionaalseks viiulimängijaks. Ta ütles ise nõnda moodi: viiul ei ole mind mitte kunagi alt vedanud, nii nagu paljud inimesed on teinud. Siis, kui Rippentrop oli juba tuntud poliitik, oli tal ka oma Stradivariuse viiul. Pärast Nürnbergi protsessi varastati see Stradivariuse viiul ära ja arvati, et selle varguse panid toime liitlasriikides sõdurid. 20 aastat pärast Nürnbergi protsessi ilmus see viiul välja, ta ilmus siis kusagil müügile. Mõne eksperdi arvates oli see Rippentropi Stradivariuse viiul aga tegelikult võltsing. Ühte-teist huvitavat Joachim von Rippentropist. Kui ta elas 4 aastat Kanadas, siis ta osales näiteks jäätantsutrupis või uisuklubis, mille nimeks oli Minto Six. Ta oli vilunud ka golfi ja tennisemängus. Rippentrop oli ka šarmantne tantsija ning galantne seltskonnalõvi. Nendel aegadel, kui Joachim oli veel noor mees ja Rippentropide pere elas ajutiselt Šveitsis ühes suusakuurordis, siis juhtus selline asi, et Joachim von Rippentrop juhtis bobikelku, mille nimeks oli Meteor ja selle bobikelgu meeskonnas oli peale Joachim von Rippentropi veel isa Richard von Rippentrop ning üks Inglise tüdruk ja üks Inglise vaimulik ja see seltskond võitis, uskugu ei, mitmeid väiksemaid bobivõistlusi. Kui 1914. aastal puhkes esimene maailmasõda, siis Rippentrop tuli vabatahtlikult Kanadast tagasi Saksamaale, et sõdida keiserliku Saksamaa sõjavägede koosseisus esimeses maailmasõjas. Ta võitles idarindel, sai 1917. aastal rindel tõsiselt haavata ja teda autasustati 1. klassi raudristiga. Kui esimene maailmasõda oli lõppenud ning Rippentrop oli demobiliseeritud, siis alustas ta äriajamist villaga kauplevas firmas.
Varsti aga hakkas kauplema hoopis šampanjaga. Rippentrop abiellus Saksamaa suurima šampanja kaupmehe tütrega ning alates 1925 oli ta firma Schönberg und Rippentrop omanik ja sellega näiteks Johnny Walkeri ainuturustaja. 4. augusti öösel 1914 sõitis noor Joachim von Rippentrop rongiga Kanadast, Ottawast, Ameerika Ühendriikidesse, New Yorki, et siirduda sealt siis laevale ja minna tagasi Euroopasse, et sõdida esimeses maailmasõjas. Hiljem on Rippentrop öelnud seda, et kui esimene maailmasõda ei oleks puhkenud, siis ilmselt ei oleks ta Kanadast mitte kunagi lahkunud. Seega, kui ei oleks puhkenud esimene maailmasõda, ei tunnekski me poliitikut nimega Joachim von Rippentrop.